kas ma sain õigesti aru, et sa ei soovita erinevaid joogastiile nagu segamini ajada? Ja minu soovitus on, et kui sa tahad õppida joogat korralikult, siis keskendu ühele asjale. Lihtsalt küsimus on see, et mis joogastiil on siis sulle kõige parem. Et sa proovid erinevaid asju ja mis sa tunned, et sobib sulle paremini, siis keskendus sellele. Võib-olla mingil hetkel see muutub, sa teed midagi teist joogat jälle. Aga see, et sa keskenduksid ühele korraga, sellepärast nad õpetavad natuke erinevaid asju, siis võib tulla natuke segadus. Mina olen tegelenud Astanga joogaga ja mulle meeldib selles see, et see on väga praktiline, see on dünaamiline, see on füüsiline harjutus. Samal ajal, kui see on meeleharjutus ja ka vaimne harjutus, mis on ka füüsiline harjutus. Ei pea jõusaalis käima ja joogas käima. Kõik on ühes. Jah, 2006 ma pühendusin korralikult. Mis selle 8 aasta jooksul sinu elus on muutunud? No enam-vähem kõik. No näiteks? Lihtsalt kui ma alustasin joogat, mul ei olnud selgelt nagu sellist, et mida ma elus teen. Kui ma ei olnud tähendust, ma lihtsalt tegin asju, aga selle ei olnud midagi suuremat tähendust. Kui ma hakkasin joogat tegema, siis ma leidsin nagu oma teen, mida ma kuulun. Üldiselt toitumine, kõik eluviis, kõik on muutunud. Ja oluline, mida ma tahangi siin öelda, on see, et see toimub iseenesest. Minu soovitus inimestele on see, et ära sunni seda muutust, vaid praktiseeri. Ja kui sa praktiseerid korralikult, siis sinu sees asjad muutuvad. Ehk sa muudud sees poolelt. Need asjad ei tule väljas poolelt. Traditsionaalselt Astanga joogat tehakse 6 korda nädalas. Alustame pühapäeval ja reedel on viimane harjutus, laupäev on vaba päev. Minu soovitus on see, et tee nii regulaarselt kui võimalik. Mitte 2 korda päevas, ainult 1 kord päevas, sest peab teisi asju ka tegema elus, tõenäoliselt. Tööd ja pere ja mis iganes. Alguses tähtis on see, et sa õpid tegema seda piisavalt kergelt. Sest kui sa teed enam-vähem iga päev ja sa teed väga raskelt seda, siis see on liiga palju. Küsimus on sellest, et õpid tegema regulaarselt, piisavalt kergelt. Aga sa pead õppima õpetajaga sellepärast, et sa teeksid õiget asju. Ja üldiselt paljud teevadki nii, et isegi siis, kui nad teavad täpselt, mida teha, nad siiski tulevad gruppi ja teevad seal grupis seda oma harjutust. Sellepärast, et see on lihtsam. Distsipliini hoidmine kodus on väga raske. Aga mida ma õpetangi inimestel on, tule hommikul trenni. Kell 6 hommikul sul ei ole nii palju asju, mida teha. Kell 6 õhtul sa pead käima sõpradega kinos ja kohvikus ja perega olla ja poes käia ja nii edasi. Et seal on palju rohkem asju. Kell 6 hommikul keegi ei helista mulle, et lähme kinno. Me alustasime minu naisega, kes on holistiline terapeut, sellist YouTube kanalit. Selle nimi on Yoga Holistid. Ja selle Yoga Holistid YouTube kanali eesmärk on just see, et on inimesi, kes ei saa tulla näiteks meie joogakooli. Et sinne me teeme videod, ma olen nüüd editeerimas just videod päikesetõrjetusseeriast. Et siis sa võid minna sinna, see on tasuta, siis vaatad seda ja ma õpetan selle video kaudu, et kuidas teha päikesetõrjetusseeria, sest see oleks esimene asi, mida teha. Küsin, et huvitav, kas need erinevad koolkonnad teevad päikesetervitust erinevalt? Jah. Selline teema, mis mulle meeldib palju, on just see filosoofiline pool ja minu see sõnum ongi see, et see asi me peame leidma seda meie seest. Ja sellepärast jooga ongi nii praktiline asi, et sa praktiseerid seda ja need asjad tulevad sinu seest. Siis kui mina olen kontaktis endaga, kui mina olen kontaktis minu südamega, siis ma mõjutan kõiki teisi. Vastupidi ka, kui ma ei ole kontaktis endaga ja ma olen emotsionaalne ja väljendan viha, mis iganes, see mõjutab ka kõiki. Sellepärast ongi oluline, et me iga inimene mõjutame seda maailma. Küsimus on, et kuidas me seda mõjutame. Ja see põhiidee on see, et kontakt südamega, sealt tuleb vägivallatus, sealt tuleb need teemad, mida selles filosoofias räägitakse.